Venemaa laiendab maksimaalselt oma tuumaretorikat, kuid probleem seisneb selles, et Venemaa on märkamatult juba paigutanud oma tuumarelva sinna, kus NATO seda üldse ei oodanud. Täna viisid Valgevene ja Venemaa presidendid Lukašenka ja Putin videokonverentsi teel läbi ühise treeningu tuumarelva lahingulise kasutamise ja tuumatoetuse väeosadega. See oli esimene selline ühine treening ning Lukašenka ja Putin kiitlesid, et nemad võivad igal hetkel koordineeritult tuumarelva vastaste pihta käivitada. Ja Putin kinnitas taas, et tuumadread peab justkui töötama vastaste heidutamiseks, kuid probleem on palju sügavam, see on kõik vaid pealispinn. Aga see, mis varjatakse, on järgmine. NATO luureteenistused on juba mõnda aega jälginud Venemaa põhjalaevastiku tegevust, mis võivad viidata katsetele paigutada merepõhja rakette, mis suudavad kanda tuumalõhkepeasid. Salajast projekti koodnimega Sküüdid võidakse olla ellu viidud juba mitu aastat, kuid selle märgati alles nüüd. Ja uskuge mind, nagu eksperdid ütlevad, see on väga murettekitav signaal. Üldiselt uurime seda kõike koos. Niisiis, Venemaa diktaator Vladimir Putin vehkis täna taas tuumakurikaga. Tuumatriaad peab jätkuvalt olema Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene suveräänsuse usaldusväärne garantii, ülemaailmse pariteedi säilitamise vahend. Sellise avalduse tegi täna Venemaa kiilaspäine diktaator Vladimir Putin videokonverentsi ajal Valgevene kartulidiktaatori Aleksandr Lukašenkaga. Ühise väljaõppe käigus tuumarelva lahinguüksustega ja tuumarelva kasutamise üksustega. Ja nüüd toon sellise silmakirjaliku tsitaadi sellelt kiilaspäiselt kääbuselt Vladimir Putinilt. Sellise relva kasutamine võib olla ainult äärmuslik ja erandlik meede kahe riigi rahvusliku julgeoleku tagamiseks. Samal ajal, arvestades pingete kasvu maailmas, uute ohtude ja riskide ilmnemist, peab meie tuumadreada, nagu varemgi, olema usaldusväärne tagatis liitriigi suveräänsusele. Meie tuumadread peab tagama strateegilise heidutuse ülesannete täitmise, ülemaailmse pariteedi ja jõudude tasakaalu säilitamine globaalsel tasandil. Ja asja tuum on selles, et need õppused olid suunatud Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene ametnike tegevuste harjutamisele, juhtimise ja koostöö osas tuumarelva kasutamisel, sealhulgas Valgevene territooriumile paigutatud relvade kasutamisel. See tähendab, et see on tegelikult selline simulatsioon sellest, kuidas Minsk tegutseb Moskva käsul tinglike tuumarakettide käivitamisel. Täna külastas Aleksandr Lukašenka demonstratiivselt Valgevene relvajõudude raketibrigaadi Osipovitši rajoonis ja teatas, et ta oli varem unistanud Vene Iskanderi raketikompleksidest ning lõpuks on need nüüd tema käsutuses. Lukašenka sõnul on Iskander suurepärane relv. Samuti tutvustab brigaadi juhtimispunkti tööga ja kõik see toimub jätkuva tuumahüsteeria raames. Varem teatas Valgevene kaitseministeerium, tuletan meelde, tuumarelva lahingulise kasutamise üksuste õppuste algusest. Need tuumaõppused, nagu Valgevene kaitseministeerium varem teatas, algasid 18. mail ja toimuvad ühiselt одичалыми военными. Hiljem ilmus teave, et Venemaa on juba toimetanud tuumarelva moona Valgevene territooriumil asuvatesse väliladustamispunktidesse. Visiidi ajal kuulas Lukašenka ära aruande tegevustest tuumalöögi ettevalmistamisel ja andmisel elektroonilises vormis. Talle demonstreeriti Iskander Mi laskeseadet ja tingimusliku tuumalöögi andmist raketiga ilma raketi tegeliku väljatulistamiseta. Oluline on see, et samal ajal kui Venemaa ja Valgevene viivad läbi neid tuumaõppusi, üritavad nad ilmselgelt NATOt kuidagi hirmutada. NATOs endas oli šokk veelgi suurem. NATO luureteenistused on juba mõnda aega jälginud Venemaa põhjalaevastiku tegevust, mis võivad viidata venelaste katsetele paigutada merepõhja rakette, mis on võimelised kandma tuumalõhkepeasid. Venelaste salajane projekt koodnimega Skifid võib olla juba mitu aastat teostamisel. Sellest kirjutavad täna Saksamaa meediaväljaanded. Ja nagu on teada saanud, on NATO luure viimastel kuudel uurinud seda venelaste raketiprojekti, analüüsides satelliidifotosid, uurides Venemaa teadusandmebaase ja ajaloolisi dokumente ning kogudes infot sõjaväelastelt ja luurajatelt.
Stardisiidmed merepõhjas tekitaksid NATOle sõja korral tõsise probleemi, kuna meid oleks raske avastada ja hävitada. Hirm selle ees, et tuumariigid võivad peita oma tuumarelvi kusagile maailmamerre, eksisteeris juba külma sõja ajal ja just sellepärast. 1970 aastal võeti ÜRO resolutsiooniga vastu leping, mis keelustab tuumarelvade ja teiste massihävitusrelvade paigutamise merede ja ookeanide põhja ning selle pinnasesse. Selle lepingu allkirjastasid hiljem umbes 80 riiki üle maailma, sealhulgas tollane Nõukogude Liit ja Ameerika Ühendriigid. Kuid antud juhul plaanitakse Skifi projekti raames raketid paigaldada Põhja-Jäämerre Venemaa territooriumile. See tähendab, et need on venelaste territoriaalveed, seega nad justkui formaalselt seda lepingut ei riku. Lääne luureallikate andmetel võivad need asuda merepõhjas spetsiaalselt paigutatuna. Jäämere põhjas. Kui raketid paigutatakse sinna, võivad need jääda sinna pikaks ajaks ja vajadusel kaugjuhtimisega välja lasta. See tähendab, et tegelikult on need merepõhjas. Merepõhja paigaldatakse stardikontteiner, kinnitatakse sinna ja see seisab seal nii kaua kui vaja. Kui vaja, siis käivitatakse see kaugjuhtimisega ja sealt tõusebki rakett õhku. Šahtide paigaldamiseks kasutatakse Severodvinskis baseeruvat sõjaväetranspordilaeva Zvezdočka, mis on ehitatud rasketehnika meritsi vedamiseks ning tõenäoliselt ka spetsiaalset allveelaeva Sarov. Sellele viitavad NATO allikad. Helge Adrians on Saksamaa mereväe ohvitser ja Saksamaa rahvusvaheliste suhete ja julgeoleku instituudi teadustöötaja. Sellist projekti käsitletakse kui katset vähendada sõltuvust väga keerukatest ja kallistest raketistardiplatvormidest, nagu allveelaevad. Kui Venemaal oleksid veealused šahtid, saaks Venemaa säilitada oma tuumapotentsiaali isegi piiratud rahaliste ressursside tingimustes. See tähendab, et Putin üritab lihtsalt kuidagi kulusid kokku hoida, paigutades mandritevahelised ballistilised raketid merepõhja. Tema arvates, sellesama Saksamaa mereväe ohvitseri arvates, on sellel kaks peamist eelist. Esiteks tundub nende neutraliseerimine olevat väga kulukas. Kulukas tähendab seda, et tuleb välja arvutada, kus täpselt meres või ookeanis see raketisilo asub. Püüda, proovida ja rünnata ning nii edasi. Teiseks võimaldab see meetod säästa allveelaevade ja nende meeskondade pealt. Võrdlemisi väikeste pingutuste ja kuludega võiks Venemaa saavutada sama efekti, mille jaoks tal praegu on vaja mehitatud allveelaevu. Aga sellisel projektil on muidugi ka miinuseid. Tuleb võidelda ookeanivoolude ja šahtide mudastumisega. Tuleb lahendada tehniliselt äärmiselt keerulised küsimused, mis on seotud rakettide paigutamise, elektrivarustuse ja nendega andmevahetuse korraldamisega. See aitab muidugi kaasa selle tehnoloogia laiemale levikule, kui venelastel see siiski õnnestub. Kuid siiski on näha, et nad püüavad endale sellist võimalust ellu viia. Ja väga oluline on see, et NATO seda märkas. Loodame, et varajases staadiumis. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!